Palun lülitage telefonid ja muud nutiseadmed välja. Salvestamine ja pildistamine, lindistamine ei ole lubatud. Esineb Eesti Nõidade Liidu Tartu Nõid. Tervist! Mina olen Eesti Nõidade Liidu Tartu Nõid. Tartu Nõia jõud näeb välja nii. Kõik, kes soovisid kunagi teadvuseliseks saada ja tunnetada ja teada asju, pidid teadma ka, mis teadvus tähendab. Sellepärast, et nüüd on teada, kui pärast seda, kui teadlaste konverents on toimunud Pärnumaal just avanemise ajakirja oma, nüüd nemad on ütelnud, et teadvuse tähendust ei ole teada ja teadvust ei ole isegi uuritud ja nii edasi ja sellega pole tegeldudki ja nii edasi. Sellepärast ei ole seda võimalik ka saada ja nii edasi ja saavutada ja otsida midagi teadvuseliselt, vaid lihtsalt niisama umbkaudu pimedas kobades, niimoodi sa saad edasi minna nende arust, sest see paistab, et see on praeguse ühiskonna huvides, et keegi ei teagi mitte midagi, vaid ainult lihtsalt arvavad ja mõtisklevad ja võib-olla on nii ja võib-olla on nii, kus sa tead, millega see on tõestatud. Aga jõudude tegevus näitab, et midagi on tõeliselt olemas ja kui jõudusid ei ole, siis ei ole midagi olemas. Lisaks, kui sa soovid midagi teada, kas valitsus või mingi asi on üldse olemas, siis sa pead sinna minema, kus ta asetseb ja kui jõudusid seal ei ole, siis see on lihtsalt üks jututuba, kes saadab pabereid välja ja ei teegi mitte kui midagi. Ja keegi teine teeb ja miski muu teeb mingisugused asjad, küll siis on kuskil. Aga kui sina lähed kas või Kremli väljakule sinna, siis sa näed, seal on jõud või kui sa lähed USA-sse, lähed Washington DC-sse, Valge Maja juurde, siis sa näed, et seal on jõud, seal tehakse asju. Need ei ole niisama asjad. Teadvusest sõltub, kas sa saad teada üldse või sa ei saa teadagi üldse. Natukene ma ikka loen, et teadma sa pead sellest, et teadvusele on asetatud tõkendid sellised, et neid ei ole võimalik nende meelest üldse ületadagi, üldse mitte iialgi. Juuli 2. nädalavahetusel Pärnumaal Hiiekivi turismitalus peetud 21. avanemise suvepäevadel ühisnimetus oli teadvus ja teadus. Nii kummaline, kui see ka pole, ei ole teadvust uuritud. Kui teadvus on inimesele tähtis, sest sellele toetub kõik. Ei tea, mis see on, aga sellele toetub kõik. Ei tea, millele, teadagi ei saa. See on küll naljatumber. Siis ei ole sul alustala, kui sa ei tea, millele sa toetud. Siis sa ei toetugi ju. Siis lihtsalt öeldakse, nüüd sa toetud. Ja kogu lugu sa usud. See küll on kirik peaaegu juba käes. Kas Eesti on kirikuühiskond? Sinna on veel 100 sammu maad, aga nad püüavad teha sellest kirikuriigid. Ma ütlen, nad ei saa. No nii, siis tuli üks mees ja hakkas rääkima sellest. Mõistetakse, et meil on keha, edukamad mõistavad, et meil on mõistus. Mõistusest edasi on intellekt. 2 viimastki on üsnagi sünonüümsed. Kas ikka on mõistus ja intellekt sünonüümsed või ei ole? Kas keegi üldse teab selliseid asju? No küsi filosoofi käest, need on maailmatu vanad sõnad, kõik on teada ju. Muidugi need sünonüümid, mitte küllaltki sünonüümid. No sa mõtled, et mulle ei meeldi ironiseerida, meeldib, kui keegi on loll. Seepärast, et niimoodi ei tohi teha teaduskonverentse, et pärast seda, kui käiakse konverentsil ära, siis öeldakse, et me ei tea, mis asi see on, mida me tulime rääkima. Seda pidi enne teadma, mitte et konverentsi tulemusel saavutatakse teadmine niimoodi. Ja kui keegi ei tea, mis asjast tuleb jutt, siis ei saa sellist konverentsi ju avada üldse. Ma mõtlen isegi suvepäevasid, sellise nimetuse. Tuleb panna nimetus, mis on teada. No näiteks, kas teaduse selgitus on teada, et mis asi teadus on? Aga seda tuleb filosoofi käest küsida ju, seepärast, et niisama seda ei ole teada. Või vaadata ise kas või filosoofia sõnaraamatust ja paljud on ju õppinud filosoofiat. Aga kui mateeria organiseerumise kõrgemaks vormiks on teadvus ja sealt edasi on üks samm ainult ütelda, et inimesele see kuulub, mis siis saab? No siis saad kommunista. Aga said sa aru, mis ma ütlesin? Muidugi said, küll sa said aru, pika peale, mõtled natukene, mis asi see selgitab selliseid asju? See on mõistus, kui mõistust ei ole, siis sa ei saa aru, mis ma rääkisin, see oli sa mulja. Aga ei ole, sest see on tõsi ju.
nii, peale keha ja mõistuse ja intellekti on meil ka teadvus. Meie ise olemegi teadvus. Ah soo! Ja me ei tea, mis me oleme, seda pole isegi uuritud, just öeldi ju. Niimoodi. Tõik, et inimene samastab end mõtlemisega, tekitab palju probleeme. Milliseid? Saab ehk aru endast veel. Siis on ikka jama küll, ei tohi endast aru saada, ütleb praegune ühiskond, sa pead elama nagu loom. Nii. Niimoodi, et teadvuse esimene tõkend on ju asetatu jengi, saad läbipääsmatus olukorras, näed, nii suur on negatiivne energia Eestimaa kohal, 0 see. Näed, üleni must ja raske ja nii edasi. Teadvuse kiirguse esimene tunnus on tulnujengi. See kõik paistab läbi, teadvus kiirgab läbi, läbipaistmatute, võimatute, kõige aheldatu jäimategi ja nii edasi osade, paistab läbi, niikuinii paistab läbi ja saadakse ikkagi teada, mis sest, et ehitatakse müürid ja seinad ja nii edasi. Keegi ei tohi teada saada, ei tohi, miks? No nad ei kuule muidu meid, ütlevad, suured seal mingid, kui suured, ise teavad. No kus nad teavad, kes nad on, kui teadvust ei ole ju? No hääl siis räägib. Sellepärast marksist ikka ütles ju, et teadvus on seotud kõnega, ehk keelega, et ta räägib, ju siis on teadlik. Aga tähesõjad ja muud teised ütlevad, the ability to speak does not make you intelligent. Võime rääkida, ei tee sind intelligentseks ja lihtsalt blä. Niimoodi, et keegi peab oskama midagi ütelda, millel on tähendust, vaat siis on esimest korda teadvus tulnud. Ja teadvus on veiga suur asi ja nii vanaaegne. Kõik mõtlesid, et seks on kõige vanem teema siin maailmas, te saite valesti aru, üldse ei ole, see on täiesti kaasaegne ja propagandistlik ja propageeritud kaasaegseks ajastuks ainult. Teadvus on kõige vanem teema, mis üldse on teada. Sellega on tegeldud nii kaua, kui üldse kedagi siin kandis on olnud. Kõik soovisid teada alati, kes nad sellised on, kust nad tulid ja kuhu nad lähevad ja milline on nende olemise eesmärk ja mõte. Muidu ei olnud üldse võimalik üldse siit maailmast üldse lahkudagi, sest ei saa isegi teada, kas see üldse olemas oled või lihtsalt näib lihtsalt niimoodi. Mis sest, et tunda on, ega see ei tähenda, et olemas on. Olemises on küsimus. Nii et teadvus avastab, kas olemine on olemas üldse või on see nähdumus osa fenomeen selline, mis paistab ainult. Sellest suur filosoof Platon kirjutas ju, et see on varjude mäng. Politeias tähendab riik, Respublika raamatus. Nagunii kõik on lugenud, mis ma sellest ikka räägin. Aga siis seletab üks suur tark siin edasi, et mõistus ja teadvus on nagu kaalud. Mida aktiivsemaks muutub mõistus, seda vähemaks jääb teadvust. Ja mida rohkem sa saad aru, seda vähem sa saad taipad üldse ja oled midagi või? Kas tõesti? Nüüd sai keegi üldse kõigest valesti aru, see tähendab, et pidi küsima filosoofi käest, muidu tuleb, filosoof on tarkuse tundja, eks ju, muidu tuleb lollus üldse. Ja mida rohkem sul on mõistus, seda vähem teadvust, ta ütles just. Nii et see on unikaalne tekst ja see on pandud kaaluna siia artikli ette otsa just, et kõik saaksid aru, et teadvuse teema võib rääkida igasugust blä. No jah, aga ei või, sellepärast, et see on maailma kõige vanem teema ja selle kohta on kõik teada, just seda ma räägingi. Sellepärast Eesti Nõidade Liit on tegemas seda unikaalset protseduuri rahvale, et vanaaegne teadvuse saavutus, mis selle maailma jaoks on, et sa saad teada, et sa oled olemas ja et teised ilmad on tegelikult olemas, sa saad teada. Ei, mitte ei mõtle lihtsalt, vaid sa saad teada. Teada saama tähendab, teadma tähendab olla näinud, ütleb vanaaegne süsteem ju. Mitte see uusaegne, kes mõtleb lihtsalt ja intellektualiseerib ja siis nimetab ühe asja ümber teiseks asjaks lihtsalt ja ütleb niimoodi, niimoodi.